Noh, Moskva täna 17 mail sai lõpuks ometi selle möllu kätte, mida Vladimir Putin kõigile venelastele lubas. Ööl vastu 17. maid oli Moskvas tõesti üsna vali. Toimusid tabamused, olid tulekahjud ja loomulikult tulistati alla droone. Ja teatatakse, et Ukraina droonid andsid kogu sõja suurima löögi Moskvale ja Moskva oblastile. Teatatakse, et sihtmärkideks olid tehnopark Elmas ja Lenogradis, see on elektroonika ja optikatööstuse ettevõte, Solnechnogorski naftasaaduste laadimisjaam Tureikino külas. See on suur naftatoodete ladustamise ja ümberlaadimise objekt, ilma milleta võib osa Moskvast sisuliselt jääda bensiinita. Ja Šeremetjevo lennujaam. Eriti oli fotol jäädustatud tulekahju 3. stardi- ja maandumisraja piirkonnas. Lisaks on veel teatud tabamusi, näiteks Dubnas asuva MKB raduga pihta. Aga see pole veel täielik nimekiri sellest, mis täna rünnaku alla sattus. Ja see rünnak on väga iseloomulik, sest ma tuletan meelde, et vaid nädal tagasi 9. mai paraadiks tõi Vladimir Putin Moskvasse kokku kõik, mis võimalik oli, õhu- ja raketitõrje osas. Moskva on täna kõige paremini kaitstud Vene linn. Aga selgus, et Ukraina droonid suudavad läbida isegi selle õhutõrje, mis näitab, et kas Ukraina droonid on juba nii head või siis Vene õhutõrje on nii halb. Üldiselt arutame selles saates koos teiega seda rünnakut Moskva vastu. Ja kohe märgin ära, et see ongi see vastus Ukrainalt sellele rünnakule, mille pesemata venelased Kiievi vastu korraldasid. Ööl vastu 13. ja 14. maid, kui kahjuks hukkus üle 20 inimese Venemaa raketitabamuse tagajärjel. Minu nimi on Aleksei Petsi, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun pange sellele saatele like ja kirjutage selle video alla ükskõik milline kommentaar, et võimalikult paljud vaatajad saaksid seda saadet näha. Ja tellige ka minu Telegrami kanal Petsi News. Link sellele on selle video kirjelduses. Вон. Ага. Дымит, блядь. Сбили, походу. Ебать. Ässe. See on hinkid kutid ausalt öeldes. Praegu ajab Nikita kuhugi. Членом. Я приблизил даже. Seltsimees, need on hinkid, kurat, see on lihtsalt mingi jama. Короче, сначала сюда один дрон влетел, потом второй влетел. Вот так вот, по фасаде. Вроде все живы целы, владельцам тачки не повезло. Foto kustutati. Foto kustutati. Foto kustutati foto järgi. Alustan sellest, et Ukraina kaitseministeerium kinnitas täna rünnakuid mitmele objektile Moskvas ja Moskva oblastis. Nende hulgas naftatöötlemistehas, naftabaas ja mikroelektroonika tootmine. Ministeeriumis öeldi, et Moskva ja Moskva oblast kogesid üht suurimat rünnakut kogu täiemahulise sõja jooksul. Ja Ukraina kaitseministeeriumis öeldi, et sõda naaseb sinna, kus ta alguse sai. Ministeeriumi andmetel tabasid Ukraina kaitsejõud esmakordselt Moskva naftatöötlemistehast, Solnechnogorski naftabaasi ning mitmeid mikroelektroonika tootmisega seotud ettevõtteid. Järgneb Ukraina kaitseministeeriumi tsitaat. Varem olid need objektid kaitstud suure hulga õhutõrjevahenditega, kuid juhtus midagi kummalist. Jumal, pommita Venemaad! Nii kirjutas Ukraina kaitseministeerium.
nüüd vaatame, mis siis põles, kuhu tabamused langesid, sest sotsiaalmeedias on juba tohutult videoid, kus venelased, moskvalased lihtsalt kurdavad ega saa aru, mis toimub. Nad ütlevad, oi, midagi lendab sisse, oi, midagi plahvatab. Mis see siis toimub, seltsimehed? Selle seltsimehe üle naersin ma täna hommikul terve aja. Ma arvasin, et need on mingid anekdoodid. Tuleb välja, et venelased räägivadki siiani nii. Seltsimehed, mis siis toimub, seltsimehed? Üldiselt ööl vastu 17. maid andsid Ukraina droonid kogu sõja suurima löögi Moskvale ja selle piirkonnale. Nagu Asjanta analüüsis selgub, said sihtmärkideks kindlasti Elma tehnopark Zelenogradis. See on elektroonika- ja optikatööstuse ettevõte. Need, mis töötavad kaitsetööstuskompleksi heaks. Soljesnogorski ümberlaadimisjaam Turaikino külas. See on suur naftatoodete ladustamise ja ümberlaadimise objekt. Kannatada sai isegi Šeremetjeva lennujaam, sest fotodel on näha tulekahju 3. stardi- ja maandumisraja piirkonnas. Nüüd on teada, et kindlasti on tulekahju just selles nafta ümberlaadimisjaamas ja tehnopargis. Lisaks sellele sai löögi ka MKB Raduga Dubnas. See on tiibrakettide arendaja. Ja Moskva linnapea Sergei Sobjanini andmetel rünnati samuti Moskva naftatöötamistehast Kapotnes. Šeremetjevos on veebitabloo andmetel tühistatud või hilinenud üle 200 lennu. Ja Aeroflot teatas, et osa saabuvatest lennukitest suunati varulennuväljadele. Nukovos on samuti edasi lükatud või tühistatud ligi 100 lendu. Ja nüüd teatas Šeremetjeva teenistus, et droonide rusud kukkusid reisijate aladest ohutul kaugusel. Kannatanuid ei ole. Ja internetis levivad juba meemid selle kohta, et Ukraina droone kutsutakse oblomoks. Sest venelastel kukuvad kogu sõja jooksul ainult rusud. Aga tundub, et seekord kukkusid droonid või raketid otse sihtmärki. Moskvas on registreeritud tabamused elumajadesse, sealhulgas Mihhailova tänaval. Zelenogradis sai ühe kõrghoone fassaad tõsiselt kannatada. Juba on olemas videod, kus venelased kurdavad, oi, rõdu kukkus alla. Plahvatustest teatasid sotsiaalmeedias ka Himki, Lobnja ja Narofominski elanikud. Lisaks, mis on üsna naljakas, tuletan veel kord meelde, et enne 9. maid koondas Putin kõik võimalikud õhutõrjejõud Moskvasse. Seal lülitati välja mobiilne internet, katkestati mobiilside ja üldiselt olid turvameetmed kõige kõrgemal tasemel. Aga täna kurdavad Moskva elanikud millegipärast täiesti tavalise häiresüsteemi puudumise üle rünnaku ajal. Himki, Mutiši, Zelenogradi ja Lognja vestlusgruppides hakkasid üksteise järel ilmuma linnakodanike sõnumid, kes imestasid, miks sireenid ei hakanud tööle ja mis kõige naljakam, miks ei tulnud SMS-teavitusi droonide lähenemise kohta. Sellepärast, et teil lülitati mobiilside välja. Putinile on teie mingid armetud tähtsusetud naised täiesti ükskõik. Kes te üldse olete, moskvalased? Miks te seal äkki otsustasite millegi üle kaevata? Peitke end kiiresti ära ja ärge kobisege. Paljud kaebasid ka selle üle, et rünnaku ajal ei õnnestunud hädaabinumbrile 112 helistada, sest liin oli pidevalt kinni. Ei, teil lihtsalt pole mobiilsideühendust. Ja lisaks teatas Moskva oblasti kuberner Andrei Vorobjov, et õhutõrjejõud hakkasid rünnakut tõrjuma alates kella 3 öösel. Tema andmetel hukkus piirkonnas vähemalt 3 inimest. Seid vigastada. Kahjustada said elumajad Himkis, Krasnogorskis, Dedovskis ja teistes asulates. Samuti eramajad Narofominski rajoonis ja Sergijev Possadis, kus ringkonna juhi sõnul on hävinud 4 maja. Selle teemaga seoses postitas Ukraina droonisüsteemide vägede ülem Robert Brody Madjar oma Telegrami kanalisse foto droonidest, mis väidetavalt olid rünnakus kasutusel. Ühel neist on kirjas Moskva. Ja edasi kirjutab Brody. Võimalused on võrdsustunud. Tühistatud on ühepoolne priipääse rahulikule elule Patrikitel ja selle ümbruses. Nii ongi. Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium teatas 556 drooni hävitamisest. Üle 14 regiooni, sealhulgas Belgorodi, Kaluga, Kurski, Brjanski, Voroneži, Tuula, Smolenski, Lipetski, Tveri, Rostovi oblastite, Krasnodari krai, Moskva regiooni ja okupeeritud röövitud Ukraina Krimmi. Üldiselt on Moskva tugeva rünnaku all. Kordan veel kord.
Fakt, et droonid lendavad üle ja ründavad Moskvad, näitab, et Venemaa õhutõrje on maksimaalselt auklik. Ma ei tea, mis teistes piirkondades toimuma hakkab, kus see õhutõrje ära viidi ja Moskvasse toodi, et kaitsta teie kiilast haisvat diktaatorit Vladimir Putinit. See ei aidanud kuidagi. Juba on internetis oletus, et Moskvat võisid rünnata FP1 droonid just selle sama Firepointi firma omad, aga ootame veel selle info kinnitust. Aga Moskva rünnaku kontekstis tahan kõigepealt meenutada, et venelased ise rikkusid pärast 9. maid kõik võimalikud kokkulepped, sest nad on lihtsalt metslased. Metslastega ei tasu rääkida ega neid uskuda. 13. vastu 14. maid ründasid venelased Ukraina pealinna Kiievit. Tabasid elumaja, osa majast varises kokku ja kahjuks hukkus selle Vene rünnaku tagajärjel üle 20 inimese. See oli venelaste vastus sellele, et Ukraina nõustus vaherahuga, et kiilakas värdjas Vladimir Putin saaks Moskvas sõjaväeparaadi korraldada. Seetõttu siin on vastus. Moskvaalased, see tuli Ukraina poolt, kuid märgin, et venelased ründasid samuti Ukrainat ööl vastu 17. maid. Ukrainat rünnati ründedroonidega erinevatest suundadest. Peaaegu 300 drooni lendas üle Ukraina. Õhutõrjejõududel õnnestus enamik vaenlase droone alla tulistada, kuid siiski oli ka tabamusi. Eriti sel ööl ründasid venelased 287 ründedrooniga tüüpide Shahed, Kerbera ja Talmas ning paroodia tüüpi imitaator-droonidega suundadest Oriol, Kursk, Brjansk, Millerovo, Šatalovo, Primorsko, Ahtarsk. Õhurünnakut tõrjusid lennuvägi, õhutõrje ja raketiväed, elektroonilise võitluse ja droonisüsteemide üksused ning Ukraina kaitseväe mobiilsed tulegrupid. Ja esialgsetel andmetel tulistas õhutõrje alla või surus maha 279 vaenlase drooni. Registreeriti 8 ründedrooni tabamus 7 asukohas ning samuti rusude kukkumist 7 asukohas. Õhujõud hoiatavad, tsiteerin. Õhuruumis võivad ilmuda uued vaenlase droonide grupid. Järgige ohutusreegleid. Üldiselt sõbrad, siia panen 3 punkti. Kirjutage kommentaaridesse oma arvamus ja järeldused selle Moskva rünnaku kohta. Ja kuidas teie arvate? Kas see on tänaseks kõige ulatuslikum rünnak Moskvale? Kas see jääb viimaseks? Või tuleb eraspidi oodata veelgi tõhusamaid rünnakuid Venemaa pealinna vastu? Kirjutage oma arvamus kommentaaridesse, tellige kanal ja pange like. Ja kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda tehes mis tahes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide või rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!